Tere tulemast! Rõõm teid kõiki tervitada. Mina olen Marin, jagan rahatarkust mikroinvestorina ja avastasin tegelikult täna alles, et tänase külalisega, väga särava ja ägeda naisega Ketteriga me tutvusime põhimõtteliselt aasta tagasi, et homme aasta tagasi alustas esimene mikroinvestori rahaasjade väljakutse ja Ketter oli seal osalemas. Ja kes oleks siis võinud arvata, et aasta hiljem oleme siin. Tere Ketter, et tutvusta iseennast alustuseks. Ja terve, mina olen siis Ketter, olen 32 ja kodus siis on 4 last, üks abikaasa, üks koer, üks kass ja mis veel? Jah, Mariniga aasta tagasi saime kuskil tuttavaks, ehk siis jah, peaaegu aasta, terve aasta. Ja finants rahatarkus teel tegelikult olen teadlikult täitsa mõtestatud olnud nüüd paar aastat, aga enese teadvata tegelikult alustasin sellega juba aastal 2015, aga siis ta ei olnud selline teadlik tegevus üldse. Ma tahtsingi alustada täna just selle küsimusega, et sa oled alati rahatark olnud ja täpsustuseks, Ei ole alati. Aga sa ise ütled, et teie olete koonrid, et mida see tähendab ja kas koonrid olete alati olnud? Mina ei ole olnud väga rahatark, just noorena. Tegelikult hästi raske on niimoodi eristada, et ma kolisin kodunt välja, kui ma olin 16. Alguses oli raske, et kui mul emalt küsida, siis ta muidugi räägib palju hirmsaid lugusid, kui mu enda meelest läks mul kõik ime hästi. Aga ta ikka meenutab seda, kuidas ma keset talve tulin balleriinadest ukse taha ja ütlesin, emme, mul ei ole jalanõusid. Ja siis me käisime mulle talvesaapaid ostmas ja kuidas ta ikka mulle toidukottidega süüa tõi. Et ma enda meelest jäi mul kõik hästi, mul olid makaronikapis olemas. Aga jah, abikaasaga me saime tuttavaks, kui mina olin 18. Et me oleme, saab järgmine nädal, see nädalavahetus saab 14 aastat meil koos oldud. Ja ta on kogu aeg kooner olnud. Et tema oli see kogu aeg, kes sõpradele laenu andis, sest tema oli kogu taskuraha alles, ta oli kõik palk alles, ta ei jõudnud seda ära kulutada. Ja kui me Austraaliasse siis kunagi kolisime, et kui rääkida, kui kooner saab olla, me elasime enamus ajast telgis ja meil oli telgis kummimadrats, mis oli katki. Niimoodi, et me öösel pumpasime seda mitu korda täis, sest see vajus ka tühjaks ja me ei ostnud uut madratsit, mis maksis sama palju, kui me 2 tunni palk. Et päris hea, ega ei saanud ju uut osta. Ja, et nüüd ütleme, antud hetkel ma läheks poodi, ostaks seda kuradi madratsi. Aga tol hetkel kuidagi, esiteks meil oli meeletu siht silma ees nagu oma eesmärki täita lõpuks, aga kuidagi see tundus nii suur raha, sest me tulime krooni ajast. Ja me ei olnud selliste palkadega harjunud, nagu Austraalias oli ja seal oli äkki mingi $60-70 maksis madrat, mis ikkagi krooni aeg oli, see oli mingi peaaegu 1000 krooni. See oli nii suur raha, et me ei rahatsinud seda raha välja käia. Ja siis seal me tegime meeletut eelarvet ka, et meil olid kõik kulud, tulud, kõik olid Excelisse pandud. Meil, mehel mul siis olid kõik Excelisse pandud. Tal oli eesmärk, et meie toidukulud peavad olema alla, äkki oli $5 päev, mis on ikkagi väga väike summa seal. Oli kuid, kus me ilusti saime tehtud, eriti lõpus, kui mina töötasin restoranis, sest siin ma sain meeletus koguses süüa koju. Aga oli kuid ikka, kus ma jäime lõhki ka. Aga üldiselt, kuna jah, me olime sellised väga pedantse Exceliga, siis tekkis hasart lõpuks. Et kui edavad saab, jah? Aga nüüd pigem käisin kunagi aasta tagasi umbes, see vähem, pool aastat, natuke rohkem kui pool aastat tagasi, käisin ühel väljakutsel ka siis osalemas, see oli siis korrastuskunsti oma ja seal mul tekkis selline ikkagi äratundmist rõõm minimalismi teemaga rohkem. Ja pärast seda nüüd ma olen see, et kas mul on tegelikult neid pükse ikka vaja või? Pigem ei ole, ja mees on kogu aeg mul tegelikult siuke olnud, et ostab endale uued asjad siis, kui tal on vanad reaalselt katki läinud, et mitte lihtsalt, et ma tahan. Ja kus juures mina olen tähele pannud, et see rahatarkuse ja teekonnal
ikka päris väga tihti või ma ei tea, enamasti võib-olla ma ei julge öelda, aga hästi loomulikult jõutakse sinna minimalismini, et kui sa vaatadki ju üle oma kulud, siis sa võtad tuludele ja siis sul on just ka need eesmärgid ja siis ei raatsi enam nii väga kulutada ja mõtledki rohkem läbi, et võib-olla tulemegi selle juurde tagasi, et ühest küljest telgis õnneks kliima nagu võimaldas Austraalias elada. Et ma saan aru, et me elasime üleval põhjas, siis täpselt me elasime Kununurras. Kliima ei võimaldanud seda, sest päike tõusis kuskil 4:30 aeg ja kella 8 oli 42 kraadi õues sooja. Okei, ma mõtlesin just seda, et kui te olite seal üleval vaata, et siis, sest et all oli elades oli niimoodi, et kui oli Austraalia talv, kus mina elasin talvel Austraalias, siis seal oli niimoodi, et maa oli härmas. Ja nad ei ole ju küttekehasid, nad ei ole tegelikult arvestanud sellega, et neil läheb külmaks seal, et siis oli päris külm, et siis ei tahaks telgis olla, aga kuum on tegelikult sama probleem. Me Canberras telkisime korra niimoodi, et me hommikul ärkasime niimoodi, et meil oli telgil jäägiht peal, siis me ise ei arvestanud, et öösel läheb miinusesse. Ja vaata ju enne Austraaliasse minekut, Aga kui te seal Kununurras olid ja seal olid ju kindlasti need igasugused vägevad elukad ka, et maod ja ämblikud, et kuidas nendega nagu ma ei julgeks võib-olla selle pärast telkida. No krokodillid elasid meil siis nii-öelda telgi kõrval. Meil oli Lake Connemara oligi kohe meie nagu see telkimiskoha juures, et see oli nagu tavaline krokodillid seal on, aga need ei ole nagu midagi hullu. Korra ma sain ämblikult ammustada, sellega ma lõpetasin haiglas, aga tegemist ei olnud siis mürgisämblikuga, tegemist oli Huntsmaniga, kellel on siis pikad karvased koivad ja suur kere, kellel on meeletult valus hammustus, aga kuna ta mürgine ei olnud, et siis õnneks nagu lihtsalt tegin pildi, jooksime haiglasse, nad vaatasid pildi pealt, vaatasid hammustus üle, et seda kõik on okei, et see on Huntsman. Aga üldiselt ämblikeid on palju, et selles suhtes, et eriti kui sa mina olen seda ka öelnud, et kes kardavad, et ega neid ei näe nii palju, vähemalt mina ei näinud nii palju ja just kõige mürgisemad on kõige väiksemad ka. Ja üldiselt selles, enamik inimesed ei ole päris nii imelikud, et elavad telgis põhimõtteliselt 2 aastat. Et enamik, me lõpuks võtsime karavani endale sinna samma parki, me olime fansid, meil oli air condition. Aga üldiselt inimesed on nagu normaalsed ja magavad pigem hostellides, mitte aastaid. Ja, aga tuleme selle juurde tagasi, et kas juba Austraaliasse minnes teil oli kindel eesmärk, et te tahate kodu sissemakse teenida? Ei üldse mitte. Meil oli plaan, et me reisime, naudime, meil ei olnud mitte mingid rahalisi eesmärke sestes seal. Aga mingi hetk, kui sa eladki linnadest, kus sul on üks toidupood, kus sul ongi üks hotell, kus ise veel töötad ja sul ei ole nagu, ja kuna me ei ole kunagi suured nagu alkoholitarbijad ja me ei ole suitsetajad, et siis meil ei ole sellele raha kulunud ja need olid 2 kallimat kuluartiklit Austraalias on üldse on alkohol ja tubakas. Ja lõpuks mõlemad tegime tööd, mul oli mingi 40-50 tundi nädalas, mehel samamoodi. Ja meil ei olnud aega, et raha kulutada, oli üks asi. Ja teiseks polnud poode, kuhu seda raha jätta, sest sul ei ole seal midagi. Ja lõpuks tekkiski olukord, kus meil hakkasime uurima, kus me saame see raha panna. Et kuidagi investeerimine tundus liiga riskantne tolleks hetkeks ja siis me natuke uurisime erinevate tähtajaliste hoiuste kohta. Eestis olid need intressid ka tol ajal väikesed, pisikesed. Ja siis meil oli kohalikus palgas on Commonwealth Bank ja seal me tegime kogumishoiuse. Ja selles pangas oli selline süsteem, et kui sa iga nädal või 2 nädal tagant kannad mingi $300 sinna ja nagu constantly, siis nad maksavad sulle kuus äkki 8% intressi või 6 või 8, on ikkagi korralik intress, nagu, eriti hoiuse kohta. Nagu. Ja siis me hakkasime tekkis nagu oot, kas me saame juurde teenida. Ja siis mingi hetk me olime nagu, et okei, kuna me lahkusime krooni aeg ju, et tuleme tagasi 500,000 krooniga ja see tundus nagu utoopiliselt suur summa. Ja siis tekkiski hasart. Kas me saame see raha kätte või? Et kas me suudame, et me reisisime, me puhkasime, saime kõike muud ka tehtud. Aga just see, et kas me saame sellega hakkama? Ei, saime küll. Et see oli ikka mõnus tunne, kui sa lõpuks näed, ära tegime.
Ja see on nii äge, kuidas see näitab, nagu, et miks eesmärgi seadmine on nii oluline, et alguses see nii suur on ju, ma ei tea, 500 000, okei, kroonides, aga see tundus ikka ju mega suur. Ja ei tunduski. Ja kodu sissemakse on ju, ja siis see võib alguses tunduda nagu pigem unistus on ju, aga siis sellest saabki, hakkad vaikselt minema on ja siis leidsidki niisugused võimalused ka on ju, aga Ja. väga äge. Ja seda ma tahtsingi ka küsida, et ma arvan, siit jutust on päris hästi nagu välja tulnud, kui oluline on elukaaslane või siis abikaasa sel teel on ju, et koos ühise eesmärgi suunas ja sind natuke enda oma kooneri ellu nagu kaasanud on ju ja hakkasite koos toimetama, et aga kuidas teil praegu see on või et millal te siis nagu investeerima hakkasite, sa ütlesid teadlikult 2 aastat? Nüüd olen mina kodus suurem kooner nagu mu mees. Me vahetasime natuke rolle, et nüüd mina olen pigem selline, et on meil ikka seda vaja, et kui tema läheb nüüd poodi ilma nimekirjata, siis ta tuleb tagasi küpsise pakkidega. Mina seda ei tee. Aga jah, et teadlikult täiesti 2015 oli see aasta, kus ma ostsin ettevõtte aktsiaid, kus ma ise siis töötasin. Et see oli selline koht, kus me siis nii-öelda tulid siis tol hetkel abiellusime tol aastal, nii et see oli ühisvaras. Esimesed aktsiad siis nii-öelda ühiselt sai 2015 aastal ostetud. Aga see ei olnud nagu selline nii teadlik nagu tegevus, et oli, kui ettevõte oli pakkunud välja võimaluse osta aktsiad, et osaleda nii-öelda oma töötaja siis programmis. Ja siis ma mõtlesin, miks mitte. Ja neid sai siis mitu aastat ostetud, aga tol hetkel nagu see ei olnud nagu selline, et nüüd suuname raha sinna, et ma küll jälgisin aktsia hinda, ma küll natuke kalkuleerisin, mõtlesin, aga see kuidagi ei arenenud selleks, et aga ostaks mujalt veel. Siis mõned aastad, kuna tol hetkel ma olin oma kodu ostnud, me ei kogunud sissemaksu raha, vaid see oli niimoodi, et jah, me võtsime kodulaenu, aga tegelikult oli meil nii suur summa olemas, et me saime kodu välja osta. Okay, vabandust. Et me võtsime kodulaenu 8000 eurot 5 aastaks. See oli siis meie esimene kodulaen. Maksime selle enne tähtaegselt ära. Kristi Saare ütles kohe. Ja ei ostnud kelki selle eest? Ja, et me jätsime natuke raha ka renoveerimiseks siis, ja mööbli ostmiseks ja natuke elamiseks ka. Aga ja siis me ostsime uue kodu endale ja selle otsuse me tegime, et kuna me olime tegelikult laenuvabad tolleks hetkeks enam, siis me maksimegi kodulaenu ennetaegselt ära ja võtsime endale uue kodulaenuga. Ja eelmine kodu jäigi alles ja sinna läks siis meil üürnik. Et nii meist said kinnisvarainvestorid täiesti enese teadmata, nagu aru saamata, mida me tegelikult hakkasime tegema. Olime me juba kinnisvarainvestorid. Et mingi aeg hiljem me alles olime, aga meil on see ka ju portfellis, aga me ei olegi seda nii mõeldud. Ja kui see siiamaani meil on Excel, kus meil on siis meie varad kõik nagu kirjas, korterit ei ole seal. Et kui me nagu portfelli suurust arvestame, siis me arvestame oma aktsiaid, indekseid neid, me ei arvesta portfelli osana nagu üldse korterit. Et see oli kuidagi loomulikult tulnud asi, mis samas nüüd nagu ma olen väga-väga rahul, et me selle otsuse nii tegime. Aga ma panengi tähele tegelikult seda, et see portfelli arvutamine ongi, et tegelikult kuidas keegi mida sinna sisse paneb, et endal samamoodi, et kord mul on näiteks, ma ei tea, 3. sammas seal sees, siis mul tuleb meelde, mehel on ju ka 3. sammas, et muidu nagu on ühiselt, on ju, tal ka ju on ju, siis nüüd on ju, saab ju teisest sammast ka välja võtta, saaks lisada, aga mulle väga ei meeldi panna, kuna me oleme üle 40 juba, et siis meil on see summa liiga suur, et ta teeks nagu nii, tunduks nii suur portfell või kuidagi minu jaoks on motiveerivam, kui ta on väiksem, et ta viiks tasakaalust välja. Minul ka ei ole, vähemalt Excelis meil ei ole teist sammas sees. Samas võiks tunne, vaata ilus suur number tuleb siis. Jah, tuleks kohe ilusam number. aga teadlikult, täiesti tegelikult teadlikult alustas asjaga minu mees üldse. Mina läks siis, hakkas ühisrahastuses tegelema ja suht paralleelselt ta ise väidab, et täpselt ühel ajal mina ütleks, et ühisrahastus tuli enne ja siis tuli Balti börs. Ja siis ta rääkis mulle, ma tahan ka. Ja siis me läksime, kutsusin oma mehe ühe kaasa ja oma kasuisa ja me läksime koos Kristi koolitusele konverentsil kohale, siis kuidas alustada investeerimisega.
ja siis seal nagu mõtlesin nii ja siis hakkasin nagu täitsa teadlikult ja siis me tegimegi ühise Exceli ja siis nagu alustasime koos. Aga nüüd ta ütlebki, et noh, et tema alustas, et tema oli see ja siis nüüd minul on tekkinud see kogukond ümber, keda temal ei ole, aga ta ütleb, et tal olen mina. Ja, Nii et eriti nunnu nagu. ja muidugi õige on ju. Aga vaata, ma tahtsin just seda ka, et teil on vist, sa ütlesid, ühine Excel on ju, aga mida siin osta või kuhu investeerida, see tuleb vist natuke eraldi või? Või on varaklassid eraldi või, et millega keegi tegeleb? Meil natuke olid eraldi, siis kui me mõlemad eraisikute all olime, siis meil oli algselt kokkulepe, et tal on Balti börs, minul on indeksid. Aga ma tahtsin ka Balti börsit osta ju. See läks kuidagi niimoodi, et meil oli kokkulepe, meil oli nagu plaan paigas, et no meil ei ole mõtet mõlemad osaleda mingitel IPO-del, et mina osalen, sina osaled, miks ei või üks inimene. Aga see tundus nii põnev. Tere, Mirko. Et see tundus nii põnev ja siis lõppes asi sellega, et me mõlemad hakkasime Balti börsiga ostma. Ja nüüd need asjad, mis me ettevõtte alla ostame, need me ikkagi üritame omavahel läbi arutada, kuigi üks päev ma alles üllatasin teda, ostsin LHV-d. Aga vaikselt tahaks liigutada kõik, et korter meil on, need ettevõtte hallatame ja vaikselt siis liigutame kõiki ülejäänud asju ka, et aga praegu iseenesest kahjumiga tore maha müüa, aga ei pea makse maksma, aga ei, me ikka eelistaks müüa kasumiga maha, et las nad olla, et meil nagu ei ole seda kiiret, et me peaksime ruttu maha müüma, aga siis minu kasvukonto või siis, et ongi Balti aktsiad. Ja vaata kasvukontol on see ka, et seal on teenustasud müümisel. Et mina ju hiljuti müüsin endal maha maja ehituse pärast, et siis mulle ka pigem meeldis, et mul on kasum, sealt läheb need teenustasud maha ja okei, siis ma maksan riigile tulumaksu. Ega tegelikult me ju lükkame seda edasi, et kunagi ikka peab maksma. Ja kui on eesmärk, miks, et siis ei ole valus. Et praegu oleks, kui teil pole tegelikult mingit eesmärki, miks müüa, miks siis võtta seda kaotust? Praegu ongi miinuses ja pole just eriti hea aeg müüa. Et siis me mõtlesimegi, et teeme last olla, et me eraisikuna juurde enam ei pane, välja arvatud lapsele. Lapsel, vanemal poisil on siis ka kasvukonto, et sinna iga kuu ta ise soovis, et osa taskurahast läheb siis sinna. Et see on siis ainuke, aga seda ta jällegi ise jälgib, et tal on siuke meeldiv meelelahutus. Ja samas ta nagu teab, et üks päev küsis mult just, et jemme, kui on punane, siis ta tuleb osta ju. Ja tuleb küll. Kusjuures ma tahtsingi selleni jõuda, et kuidas te lastega olete teinud, et kas investeerite neile eraldi? Kui vana te kõige vanem poeg on? 9. Kas ta ise valis need fondid või kuidas see käis koos? Ja ise valis. Tema loogika. Mulle meeldib Minecrafti mängida, paneme videomängudesse. Aga ma võtsin talle ühe suurema samba, nagu see SP500 siis, et võtsin selle sinna kõrvale ka, et oleks üks suurem tugisammas seal ja siis las ta võtab sinna kõrvale siis seda oma meelisasju, aga suht võrdselt tegelikult on jaotunud. Ma ei ole ammu vaadanud poisi asju, aga ta ei tublisti kogub. Tegelikult ma näen seda, et tal on see suur huvi näha, et mis toimub seal sellega. Et ta tõesti nagu jälgib ja teda huvitab ja tekib siuke väike hasart ka temal, et eriti kui rohelisest, tal oli suur eesmärk, ta kogub endale Nintendo Switchi raha, kui ta saab nii palju, siis ta müüb maha. Ja siis hakkas päris kukkuma. Ja siis ta ju, ma ei saagi nüüd osta. Nüüd ta sai sünnipäevaks. Aga kas siis, kui ta nägi seda kukkumist, et ta oli kurb küll, et ta ei saa osta, aga ta ei olnud ka nii, et nüüd ma enam ei pane sinna, et pigem oli see, et nüüd on hea osta või? Ei, alguses oli ikka nuttu ja kõik. Ja muidugi, et see ei tulnud üldse lihtsalt, et ta ikka, et tema raha on nüüd kadunud ja siis me istusime ja rääkisime, et kuidas vahel tulebki rohkem, et näitasin talle vanu graafikuid, et näed, et siin on olnud, et vaata, et kui sa olid sellel hetkel selles punktis, sa vaatasid ka, et kunagi ei lähe paremaks, sa vaata palju siit on nüüd muutunud, ja seda seletamist tuleb ikka teha tihti, et see ei ole see, et ühe korra räägid ja siis sellest aitab, et ei, sa ikka räägid ja räägid ja räägid ja räägid. Aga lootus on see, et
äkki ma ei taha tema enda nime alla mingit meeletut portfelli koguda, et pigem see olekski nii-öelda tema selline natuke nagu koolirahana, et ta juba saab väiksena hakata katsetama, vaatama, aga sinna kindlasti ei tule niisugust nii-öelda elluastumisraha, et võib-olla mõned tuhanded seal on tolleks hetkeks äkki tegelikult. Aeg on veel tegelikult. Ja aeg ongi, et praegu mingi 10 eurot kuus ta paneb sinna, et nagu, sest palju 9-aastane ikka taskuraha vajab. Aga et tulevikus ta saabki natuke mängida, katsetada seal, aga nii-öelda suurem osa me ikkagi planeerime pigem seda, et meie ei jääks laste õlgadele. Et see on meil nagu pigem eesmärk. Et mitte see, et kui laps saab 18, ma ostan talle uue BEM-i ja korteri. Et üldiselt ma pooldan pigem ka seda, et laps ise need asjad endale välja teeniks. Et tal on vanemad, kes neid toetavad. Ja alati, kui võimalus muidugi aitaks ja toetaks, aga ma ei taha olla see vanem, kes lapsele korteri kingib näiteks. Sest ma tean, kui palju me ise mehega hindame neid asju rohkem, kuna me oleme tõesti meeletult vaeva näinud selle nimel. Kusjuures ma mõtlesingi, et isegi tegelikult, kui oleks jõudnud selle Nintendo Switchi rahani, et omaette küsimus, kas ta tegelikult oleks raatsenud seda müüa. Et ma ise olen teda kogu ja samas nii äge mõtled 9-aastaselt, sa juba tegeled investeerimisega, et nii äge, kui varakult juba tänapäeval on võimalik, et alustatakse, kui vanemad on rahatargad. Jah, ma oleks olnud ka rahul, kui keegi oleks meile öelnud 2013 aastal, et ära osta ühte korterit, osta 2. Et aga võt ei öelnud keegi, nüüd me oleme ühe korteriga. No ja seegi kuule, et ma tean nagu paljusid, kes ütlevad, et nendele ei meeldigi, kui laps ise kogub, et kui saab 18, et siis ta saab selle ära kulutada. Aga see ongi, vaata, nagu sina ütlesid, et see on kooliraha, et kui ta ära kulutab, siis see on talle ikka ka mega hea õppetund, ma arvan. Ja ongi, aga ma arvan, kui me oleme juba varakult tutvustanud seda, et tegelikult on võimalik raha kasvatada ja üldse nagu nendest põhimõtetest rääkinud, mida meile tegelikult ei räägitud üldse, et sellise võimalus üldse olemas on, et tol ajal räägiti ainult sellest koolifondist ju, mis tegelikult põhimõtteliselt sööb su raha ära. Et nagu pigem oligi suund sinna kindlustustoodetele, et paljud saidki mingisuguse summa, sa said 18, aga palju õnne, et said 18, vanemad andsid sulle mingi 10 tonni ja mis sa tegid sellega, krooni aeg on ju. Noored inimesed siin ei tea, mis asi on. Et saad siin 800 eurot saad, on ju. Ja siis joosti ja osteti endale igased, mul oli tuttaid, kes ostsid siin endale peegelkaamera ja asi, mida reaalselt mitte kunagi sa seda nii suures mahus ei kasuta. Ja pigem oligi viidi see kuskile riidepoodi või et mõni siin tegi ka autohiload või midagi muud sellist nagu vajalikku. Aga valdav enamik ikkagi kasutas selle nagu igal pool muuks ära, kui tegelikult selleks, et nagu reaalselt alustada oma elu selle rahaga. Ja see on see, et esiteks muidugi tuleb jälle see, et mis on nii väike raha, nagu vaata, on tihti on üks asi, aga teiseks lihtsalt ei olnud rahatarkust kõrval. Et sa rääkisid ilusti, kuidas sellepärast laps investeeribki ise, et õppida seal. Et lootus ju on, et kui tal on nüüd, ma ei tea, pea 10 aastat aega, kuni 18 saab, on ja 9 aastat, siis ta on õppinud nii palju terve see aegu seda investeerimist. Et kui siis ka ei ole rahatark, siis ei ole midagi teha, on ju. Ja siis õpib selle kulutakse. Sellepärast meil 4 last ongi, vaata, et kui esimene läheb aia taha, siis järgnevad 3 on targemad. Jah, paistab see, kuidas see nagu läheb, ega see ei lähe niimoodi järjest, aga jah, väga põnev. Aga kui vanalt tegite talle? Seda ma ei küsinudki. 8. Ja siis, kui ta hakkas ise natuke rohkem huvi tundma ja kui me alustasimegi talle taskuraha maksmisega, et siis ma küsisingi talt ise seda, et kuidas sa soovid. Et me tegime talle siis LHV konto, tal on oma äpis, ta ise saab jälgida. Et ongi tal oma telefonis, ta jälgib siis, mis tal toimub seal. Ja siis, kui tal endal natuke huvi tekkis, et me lugesime koos nii Tom õpib rahamängu läbi, siis Money raamatut on ta lugenud ja siis nagu peale seda siis oli see koht, kus me nagu arutasime, et kuule, mis sa arvad, kas sa soovid ise ka teha ja
ja hetkel siis ta ütleski, et kogu ta taskuraha võib sinna kanda, aga hiljem siis nüüd, see oli 6 aega tagasi äkki natuke alla, kus ta tuli mu juurde, et emme, kuule, aga ma tahaks taskuraha ka saada, aga sularahas. Siis me arutasime, et no mis see siis mõistlik summa oleks, et mida ta tahab, et ise pakkus välja, et see võiks olla 10 eurot, mis ta siis endale saab. Ja siis ma ütlesin, aga see tähendab see, et ma võtan sul kasvukontolt selle maha. Ja siis ta nagu, aga kus me kuidagi teistmoodi ei saa, ma ütlesin ei, meil on kokku lepitud summa, sa ise jagad seda, nagu kuidas sa jagad. Ja siis meil on võrdselt jagatud siis kasvukonto vahel ja siis taskuraha, nagu, mida saab ära kulutada. Aga see kulutamise osa on oluline, et sellest ma nagu üldse ei alahinda seda, sest siis ta õpib, üks asi on säästmise õppimine, aga teine asi on see, et ta õpiks mõistlikult oma raha kulutama ka kaubanduses. Et ma juba näen, et ta käib Maximas, maksab kaardiga. Ja et ta peab ikka poodi olema näinud, on ja, et kui 18 saab, siis lastakse esimest korda poodi, et võib veits nagu keeruline olla. Aga vaikselt, sellised asju me ikka nagu teadlikult täitsa seletame, et kui sa lähed koolipuhvetisse, siis sa pead arvestama, et seal on tihtipeale 3 korda kallimad hinnad, kui need oleksid siis poes. Ja nagu juba pisikesena me õpetasime teda niimoodi valima poest asju, et osta asju, millel on 0 ees. Et kui ta poes võis midagi endale ise valida, siis ainult neid, mis hakkavad 0-ga. Ja siis ta otsis, siin ei ole 0, aga siin ei ole, aga siin kunagi oli 0, enam ei ole 0. Et ta nägi seda hindade tõusu ka tegelikult juba suht väiksena ära, et ma sain seda enne osta ja no, hinnad tõusevad. Ja kurb ikka mõnes mõttes. Ja me oleme jäänud oma teiste lastega ka sinna 0 poliitika juurde, et siis valid, kui 0 on ees, et me ostame asju, millel on 0 ees. Läheb vist järjest raskemaks. Ja õnneks tutifrutitul saab, et selles hästi. Midagi saab. Aga ma vahepeal ütlen, et küsige küsimusi ka, võite poolt küsida, kirjutage chatti. Ja tegelikult ma arvan, et laste teemalt ongi hea minna selle juurde, et mida peaks kindlasti koolis õpetama lastele. Tegelikult on mitu erinevat teemat, selles suhtes, et üks on see rahatarkus pool ja teine on nüüd nii-öelda küpsusteemad. Et üks asi, mida ma leian, et võiks nüüd juba tegelikult päris varakult rääkida, sest lapsed käivad ka malevas tööd tegemas ja alustavad suht noorena oma esimesi töökogemusi, siis koolis võiks õpetada põhiasju töölepingu seadusest. Et mis asi on tööleping, mis asi on võlaõigusseaduslik leping, millega laieneb haigekassa, millega on õigus haiguslehti üldse võtta, mis asi on puhkus, kõik sellised asjad. Ma olen näinud väga paljusi keskkooli lõpetajaid, kes ei saa aru, mille nad alla tegelikult kirjutavad. Või see, kui ollakse nõus mustalt. Ongi, et mis asjad on need päriselt need riskid, milleks see riskid, kui sa aktsepteerid musta palka. Need on sellised üliolulised asjad, millest tihtipeale ei saada aru, aga samas, kui juba alustada suhteliselt noorena koolipingis need asjade rääkimist, siis jõuab see informatsioon ka nende laste vanemateni. Sest vanemaid praegult on Maksuamet kui palju üritanud neile asju selgeks teha. Ei taheta nagu seda kuulda võtta, aga nad ei saa tihtipeale tegelikult, saavadki pensionieas aru, mida päriselt see tähendas selle. Või ongi, kui tuleb mingi raskem haigus, sa pead jääma pikaks ajaks haiguslehel ja siis nad avastavad, et ma saan miinimumi või. No jah, sest nii ongi. Et see on üks pool. Ja teine asi on mingi eelarvesüsteemid, et ülikoolis on valikainena. Et jah, ta võiks olema juba põhikoolis, et kuidas käia poes, kui sa lähed poodi, kui palju on mingi toidukulu, et nad reaalselt kokandustunnis ostavadki asjad, arvutavadki palju üks portsjon läheb maksma, et nad reaalselt saavadki aru, kui palju midagi maksab. Et praegult on küll siuke tunne, et laps läheb poodi, sai kõik ära kulutada, et see ei ole eesmärk.
nulli jõuda, et üritaks plussi jääda. Et kas või ongi mingi, kas või see rahakassade süsteem, et nüüd on tulnud see Tom õpib rahamängu, mõned õpetajad on ostnud need töövihikud, aga seda on ikkagi vähe ja pigem on need sellised nooremapoolsed õpetajad. Et vanakooli õpetajaid on Eestis ikkagi väga valdav enamus on ju meil 60+ õpetajad, kelleni seda infot on väga raske nagu saavutada sinna kohale jõudmist, et nad ise ei oska. Ma mainin seda, et õnneks on vaata riik teinud, et Rahandusministeerium korraldab koostöös arenduskeskustega ja vist ettevõtlik kool ka vaata seda õpetajate mentorklubi. Ja mina olin seal mentor eelmine aasta ja see aasta just käivitame ka seda, et jätkuks nagu on investeerimisklubi, kus need, kes on selle läbinud, saavad edasi. Ja see on tegelikult igas vanuses õpetajaid on ja igas soos on ju väga erinevate ainete õpetajaid ja see mõte on nagu nii hea, et nad just tulevad sinna ja ütlevad, et kuna ma ise ei oska nagu teha, kuidas ma õpetan siis on ju, mis on täiesti loogiline, sa pead ise ka ju oskama. Lisaks lapsed saavad ju kohe aru, kui sa lihtsalt räägid ja sa ise tegelikult ei tea ja ei ole katsetanud on ju. Et siis nad tahavad nagu kõigepealt ise rahatargaks saada ja siis nad hakkavad seda tunnis õpetama ja päris paljud hakkavad kohe katsetama, mõnel läheb kauem aega, aga muidugi see on tasapisi on ju. Ja samamoodi, et okei, õpetajad saavad raha targemaks, õpilased saavad, et siis lõpuks peaks see õpilane nagu koju ka selle viima, et sellest on vähe kasu, et mina olen ka nüüd noortele palju rääkinud rahatarkusest, siis alati on see, et tore küll, saaksite investeerida, aga peate kõigepealt oma vanemaid ju veenma, et sa ei saa ise nagu midagi teha. Nagu see, sinu laps ei pea tulema sind veenma, et ma tahaks, et kasvukontot teha, mis asi see on, pärast mingi pettus jälle. Ja minul kuna ma olin siis eelmine aasta majandusmängude õpetaja koolis, andsin huvialatundi nagu alates siis esimesest kuni suurimad olid äkki 7. klass. Ja seal oli lapsi, kes ütles, me rääkisime ka investeerimisest ja rääkisime raha paigutamisest, erinevatest varaklassidest. Ja siis laps ütles, et mu isa võttis pensioni välja ja ostis krüptot. Nüüd issi ütleb, et investeerimine on, et seda ei tohi teha, et nad võtavad kõik su raha ära, et ära usu seda. Ja siis ma seletasin laste, mis asi on hajutamine, et see ongi nagu suur viga, kui ostetakse kogu raha eest ühte asja ja krüpto on üldse väga riskantne investeering. Aga jah, kuidas see laps oli, issi võttis pensioni välja ja ostis krüptot. Ja kõigepealt kinkis riigile 20% tulumaksu ja siis oli vihane, miks tal nii vähe anti, tal oli ju seal kontol rohkem, pluss sattus selline hetk tihti, vaata, kui langes seal kontol see raha, nüüd võeti veel raha ära ja nüüd veena sellist inimest ümber, et see ei olnud. Ja krüptoost oli tal täpselt piigi hetkel, et nüüd ta on reaalselt 70% langenud sellest hetkest, et jah, kooliraha, väga valus kooliraha küll, et ja oma pensioni arvelt ka seda teha ja sellist inimest tõesti pärast hakata nagu seletama ja õpetama talle, et näed, et tegelikult et esiteks sa eksisid, et see arusaamine talle, et mina tegin tegelikult vea, ma tegin otsuse asja üle, millel mul ei olnud arusaamist, mida ma päriselt teen. Ja mõtleks selle kohale jõudmine, see on väga keeruline. Sest keegi ei taha tunnistada endale, et ma tegelikult tegingi ise selle rumal otsuse. See oli minu süü. Et sa võid küll proovida süüdistada keda iganes, Edgar Savisaart ja kõike muid on ju. Aga lõpuks ja sina tegid selle valiku samamoodi nagu aktsepteerida ümbrikupalka, see on sinu otsus. Et sa teed selle otsuse ise teadlikult ja ära tule hiljem kedagi süüdistama, kui sinul ei ole siis pärast haigekassat või kui sinul on väike pension. Või ei ole üldse, jah, otsas. Kusjuures see on see, et õiguses on ju see, et teadmatus tegelikult ei vabasta sind vastutusest. Et see, kui sa piisavalt ei uurinud või arvasid, et sa tead, selgub, et ei teadnud, see ei vabasta sellest, et sa ise tegid selle otsuse. Et ja see on teine pool, mis me ka muu hulgas õpetajatega näiteks arutasime, aga muidu ka gruppides. Et üks asi on see, et investeeri raha, mida sa võid kaotada. Ja see ei tähenda, et sa tahad seda kaotada, valus on ikka ja võiksid sellepärast just väikese summadega. Aga tegelikult seal teine aspekt ongi see, et sa ei taha seda lolli tunnet, et mina tegin valesti, vaata. Et isegi kui tegelikult, sa ei saa midagi teha, kui turud langevad või et kas sa pidid seda ette nägema, aga see esmane tunne tegelikult tunnistada, et mina tegingi valesti, on see kõige raskem. Ja ma vaatasin, Karolina kohe küsis, et kas sina oled ka valesid otsuseid teinud?
investeerimisotsused. Mina ei ole, mu mees on. Vähemalt süüdlane on teada. Ja me tegelikult, selles, kuna meil on ühine portfell, vaata abieluvara ja siiski, siis ja Tallinki ta ostis suht tipuaeg, aga Tallinki kahju, mida sellest ta võttis vastu. Et see oli äkki mõnda aega tagasi, kus ta alles selle maha, mis ütles, et ei kõik, et mul aitab selle laeva vedamises Inko portfellis. Ma tean seda tunnet. Läks siis meie jaoks põhja ja ma arvan, et paljudel eestlastel on see Tallink seal nagu kirstunael seal nagu portfellis ja seisab ja sa ikka loodad. Et aga samas me ei ostnud jälle nii kõrgelt kui tol hetkel, kui ta kunagi IPO-ga tuli, oli ta eriti kõrge hinnaga tegelikult. Et meil on ikka see kaotus nagu veel hullem. Aga mõtlen, mis meil veel tegelikult suht on vedanud asjadega, et ma ei ole vahepeal, kui siin see hipodroom Balti börsil oli, et siis ma selle hullusega niimoodi kaasa ei läinud, et ma esimestel osalesin ja müüsin suht suure kasumiga maha kõik need. Seega ma ei ole pidanud seda suurt kahjumit vastu võtma. On mingid eksimused, mis ma olen teinud selles osas, et ma olen öelnud mehele, osta nüüd. Ja ta on öelnud, oota. Ja siis on vale hetk juba. Ja võtteks investeering, see ei ole kõige suurem kaotus, mis me oleme pidanud vastu võtma, on olnud siis, kui me kolisime ka Austraaliast Eesti. Ja meil oli kontol $. Ja siis mees oli endale silme ette pannud numbri. Ma tahan seda summat. Ja ta oli nii fixt sellele summale, et ta kirjutas erinevatest pankadest. Tol hetkel küll jah, Wise oli olemas. Ma oleks saanud Wise'ist see summa kätte, aga Wise oli just alustanud. Või tol hetkel siis TransferWise oli nagu just alustanud ja nad oli äkki aasta vana ettevõtte või 2. Ja ma ei usaldanud kogu oma raha sinna ettevõttesse panna. Antud hetkel ilma mingi probleemita ma kannaksin €500 000 ka läbi nende. Aga tol hetkel ma ei usaldanud ja seega me läksime kas pangad, mis on meil David, suuremad valuutapunktid. Ja me ei saanud seda summat, talle pakuti €30 vähem kui see, mis ta tahtis. Aga ta oli pähe võtnud, ei, see on see number. Lõpuks me jäime 3 tonni saime vähem. €3000 oli siis see summa, sest me pidime minema notarisse, me pidime selle raha võtma. Ja see on üks viga, mis on meil siis tehtud. Jah, minul ei olnud, mina ütlesin, võta vastuse raha. mis vea siis tema tegi. Aga see on väga hea õppetund ka investeerimise koha pealt üle, et sa ei saa ajastada, sa ei saa ootama jääda tegelikult seda ja just see, et nii väike summa. Et see on see sama kui vahest ja uskumatu, kui mitu korda seda võib teha. Ma alles hiljuti tegin jälle, jääds kinni, ma tahan kaubamajad 9.29. Oleks saanud 9.30 ja 10 aktsiast on jutt. Ehk et 10 senti jäin seal ootama ja siis loomulikult aktsia pani lendu. Et täiesti rumal ja ise räägin, ärge jääge kinni, arvutage läbi ja on kingadeta ja kui mitu korda võib seda teha. Aga see Tallinki kohta ma tahan seda öelda, et see on nagu suhteline, kas see oli nagu viga, sest et kus sa pidid ette teadma, et koroona tuleb? Ega ei pidanudki. Üks variant ongi proovida, et veame seda kaasa ja loodame, et äkki ühel ilusal päeval see tõuseb. Aga samas me mõtlesime, et võtame parem kahjumi vastu ja investeerime selle raha mujale, kus meil on potentsiaali tõusule rohkem ja äkki tõuseb see summa rohkem kui Tallink, kui ta nulli jõuab. Ja just sa ootad alles nulli tulekut. Ja ta peab nii palju tõusma, mida me tihti ka ei mõtle, et kui ta langeb, ta peab hoopis rohkem tõusma tegelikult, et tagasi. Just, et seda me tihti ei mõtle, et ootame seda sama nagu tagasi. Ja 10% langust tähendab 20% hiljem tõusu, et selles suhtes, et ta peabki ju topelt järgi jõudma. Päris jube selles suhtes, et see annab ka nagu ühe mõtte, miks ei tasu nagu ootama jääda, et äkki läheb paremaks. Jah, seepärast üldiselt me ikkagi pigem viljeleme seda stabiilset ostu, et ajastada keskmist, et 3. sammas on ka midagi sellist, kus mul ikkagi iga kuu tiksub siis mitte päris 15%, kuna ma täpselt ei tea, suure pere emana on alati see, et ma saan laste pealt lisa seda tulumaksusoodustust ja siis see on nii keeruline täpselt hinnata, kui palju, kuidas meil täpselt on, et siis me kõik ei kanna. Aasta lõpus teeme kokkuvõtted, lükkame Jekateriina kalkulaatorisse asjad ja siis vaatame, et kui palju me tegelikult saaksime kanda. Et
aga jah, see on üks instrument, kuhu me siis tegelikult ikkagi stabiilselt igakuiselt kanname. Ja noh, laste pealt on tegelikult tuleb ka ju, kui lapsed on kuni 3-aastased, siis on võimalik sul saada teise sambasse lisamaksed keskmise palgaga. Ja kuna on väiksemad omad kaksikud, see tähendab topeltmakseid tegelikult mõlema lapse eest. Ja mul oli, kuna viimased 3 on siis väikse vanusvahega, siis vahepeal ma sain 3 lapse eest korraga. Ehk siis mul tuli kuus laekus 170 midagi eurot teise sambasse siis riigi poolt. Ja nüüd, kuna mees jäi siis lastega koju, siis me nüüd vormistasime ka teise samba need lisamaksed tema nimele. Aga kas need on midagi, mis tulevad automaatselt näiteks või sa pead ise teadma? Sa pead ise tegema avalduse Sotsiaalkindlustusameti lehel, et kui laps sünnib, tuleb selle kohta ka teade, et kas ta soovid. Aha, vähemalt tuleb teade. Teade tuleb, aga kas kõik teavad, et seda tuleks nagu teha. Ja meie lasime, et kuna mees on mul lastega siis kodus, siis nagu default tuleb see emale. Ja, ma arvasin kohe seda. Ja, otse loomulikult on ja Eesti riik. Ja siis me tegime siis avalduse, et palun nagu minul panna need asjad kõik mehele. Kusjuures see viib meid sujuvalt natuke rahatarkusest eemale, aga see on natukene seotud selleni, et miks sulle nagu meeldib oma õigustest teada. Et see on hea näide, miks tasub teada neid asju. Ja ma tahtsin küsida just seda, et kuidas jõudsid selleni, et võib-olla mõned on märganud, et sa Naisinvestorite klubis ka jagasid seda, et see laste ja koha, et on õigus laste ja kohale, tasu ja et kuidas vallaga suhelda. Ühesõnaga, kellel on puudutab see, saab otsida üles sealt selle postituse. Ja see on palju infot. Aga et kuidas sina selleni jõudsid, et sind huvitab see, et mõnes mõttes kõik võiksid aru saada, et on oluline teada oma õigusi, aga tavaliselt inimesed ei hakka ju nagu uurima, kui ei ole mingi häda käes. Tavaliselt inimesed ei lähe nii pedantselt imelikuks, nagu mina olen läinud. Tegelikult ma ütleks, et asi sai alguse, kui ma olin päris teismeline, kui ma jäin Saku õlletehasest Tõstuki alla. Ja tol hetkel ei olnud ta veel Carlsberg Grupis, seega igasugune aegumine on ammu möödas. Aga jah, mul oli käsundusleping, minu klassivennal oli käsundusleping, kelle ei olnud siis lube, et sõita Tõstukiga. Ta sõitis üle mu jala ja mul jalaluu läks puruks. Siis viidi mind traumapunkti, minu enda juht viis ja traumapunktis küsiti, et kas on tööõnnetus. Ma olin äkki olin 14 või 13, et ma olin ikka täitsa laps ja ma ei teadnud, mida tähendab sõna tööõnnetus või üldse midagi, mis on sellega seotud, sest ma mitte mingit juura sõnavara tol hetkel ju ei ole ja seadustest sa veel vähem tead. Ja see mees ütles, ei ole. Ja see ei olnud tööõnnetus, sest täiskasvanud inimene ütles. Ja kui me siis lõpuks jõudsime tagasi, mina ei olnud kips, siis tuli alla siis õlletehase jurist, kes teeb mulle selgeks, kuidas mul puuduvad igasugused õigused. Ja et umbes, et põhiteema oli see, et sul ei ole mõtet üldse pressile teavitada, siis nagu nii mitte midagi ei tule, aga selle poolt, et nagu nullõnnetust on jah Sakkulede sees. Nüüd ongi, tegelikult nüüd, kui Carlsberg Grupp jälle ta läks, ongi sellest paremaks teinud asi, aga lihtsalt see oli natuke teine aeg, kus seal inimesed said Tõstukal surma ka. Ja, et siis oli see koht, kus minul ei olnud vanemaid, kes oleks minu ees seal seisnud, sest nad ei teadnud ka. Ja mul oligi käsundusleping, tuleb välja, et ma ei saanud ka haigekassat. See oli esimene, kus ma sain aru, et võlaõigusseadusliku lepinguga ei olegi haigekassat. No võt, ma ei saagi haiguslehele jääda või? Ja ma olin terveks suvest tööd kõrval, sellepärast, et mul oli tegelikult tööõnnetus, mille eest ma oleks pidanud saama raha. Ja teine asi oli see, et mul oli klassivend seal roolis. Ilmselgelt alaealine, kel puudub igasugune õigus selle asjaga seista. Et nüüd ma saan küll aru, ja kui mu oma lapsega tehes, mul oleks kohe kõne Eesti Ekspressi ja Pealtnägijasse ka veel. Ja Tööinspektsiooni. Ja Tööinspektsiooni ja igasugune mujal. Et aga jah, kunagi tol hetkel, aasta oli 2003, 2004, mis ta võis olla, et tõesti nagu ammu. Ja siis ma sain aru, kuidas nagu, see oli aastaid hiljem, kus ma sain aru, kuidas tegelikult lihtsalt must üle sõideti. Kusjuures tahtsingi küsida, et kas said kohe aru? Ei, see oli ikka aastaid hiljem. Kui ma läksin gümnaasiumisse, jätsin gümnaasiumi poole, läksin kutsekasse. Ja kutsekas ma hakkasin õppima töölepingu seaduseid asju. Ja siis mul oli nagu siuke nagu, mis asja nagu.
mul on õigused või? Halleluuja, nagu tere hommik. Töötel on ka õigused. ja see õnn ja rõõm ja siis ma avastasin, issand, ma õhtul istusin, lugesin töölepingu seadust, ma teadsin paragrahve peas, see oli nii põnev maailm, nagu see oli nii äge. Ja siis tol ajal ma töötasin ka, et mul oli, käisin tööl ja oli selle vaidlused siis, kus juht tõmbas mind üks ühele, me tõmbame palka maha, me hakkame palka maha võtma ja kõigil niimoodi, et mitte ei ole kollektiivlepinguga mingi, et majandussurutis on õigus alandada, ei mitte midagi siukest. Lihtsalt tõmmatigi üks ühele, noored tüdrukud, me hakkame palku alandama. Kõik kirjutasid alla peale minu. Ja ega see ei lõppenud hästi, ma läks pidin andma lahkumisavalduse, siis seal hakkas töökius pihta. Aga siis ma sain aru, et aga mul on õigus enda eest seista, mul on õigused tegelikult. Ja sealt tuli see lasteaia teema ka, et kui me siis oli kui me kaksikuid ootama tegelikult, siis ja me kolisime, siis me kolinud just Saue valda, siis ma avastasin, et siin on ikka asjad ikka väga mädasti. Siis ma kandideerisin KOV-il, et lootuses, et äkki saab midagi muuta. Koalitsiooni meid ei valitud, sest koalitsioon moodustati sama seltskonna, kellega ennem oli tehtud ja meid surutis opositsiooni. Kõik eelnõud, kõik ettepanekud, kõik lükatakse eos tagasi, vahet ei ole, mis me sinna paneme. Ja siis ma sain aru, et okei, kui ma seespoolt ei saa neid asju muuta, siis võimalus neid asju muuta on läbi kohtu, sest nad reaalselt rikuvad seadust. Ja siis ma hakkasingi motiveerima teisi emasid, et anname valda kohtusse, anname hästi palju kohtusse, anname kõik need kohtusse, et ja küll arutatakse, et teeks ühishagi, aga ühishagi tähendab neile vähem tööd. Teeme kõik eraldi, et teeme kõik eraldi, sest kui sa teed veel, me räägime halduskohtu menetluses, halduskohtu menetlus on kirjalik menetlus, sa ei pea kuskil kohal, see ei ole see nagu Ameerika filmis sa näed, kuidas sa seisad tunnistaja pilgis. Ja sul ei ole advokaati vaja sinna sellises lihtsas asjas. See on lihtne, see natukene süvenemist, mida kohus küsib, vastad nii, nagu sa tunned, et sa tahad, et sa võidki oma emotsioonid ka sinna panna ja see on täiesti fine, sest kui me räägimegi sellest, et sa ei saa minna tööle, vahet ei ole, kas see on ema või isa, kes ei saa minna tööle, sest vald ei täida oma kohust ja ei anna lapse lasteaia kohta. Ja see ei ole see, et sügisel anname ei. Mu laps on 1,5 oktoobrikuus. Tal on õigus saada see oktoobrikuuse koht, mitte järgmine sügis. Ja vanemad lepivad ja nad ütlevad, ja teil on, aga meil ei ole. Mis mõttes meil ei ole? See vald teadis 1,5 aastat tagasi, et tal on sündinud keegi. Tal oli aega. Sina tegelesid, sina ostsid endale voodid, sa mõtlesid selle peale, mida beebi sööb, sa valmistusid selleks. Aga KOV mõtleb selle peale, et savi, et ma ei hakka või. No see ei ole nii. Neil on ka kohustus süveneda, neil on ka kohustus läbi mõelda. Ja see ei ole mingi üllatus tõesti, et peab tagama kohad. Ja võib-olla siin on just see esiteks see õiguste teadmine. Mulle kui juristile väga hea kuulata, kuidas meeldib ka teistele inimestele seaduseid lugeda. Ja ma ütlen seda, et mina juristina ei tea ühtegi paragrahvi peast, et need saab alati otsida, aga väga äge, et sulle meeldis see ja et sa teavitustööd teed teistele ka, sest vaata juba see sõna kohus hirmutab inimesi. Kuidas ma lähen, vallas on juristid, kuidas ma lähen, ma pean hakkama maksma. Aga võib-olla üks asi, mis ma ütlen halduskohtu kohta, haldusõigus on näiteks minu lemmik õigusvaldkond, on see, et halduskohtus peab kohus ise uurima. Et kui sina ei oska midagi välja tuua, siis kohus on seal nagu sind aitamas. Et seal ei ole niimoodi, et näiteks kui on mingi eravaidlus tsiviilkohtus, siis seal on see täpselt, mis sa välja oskad tuua, et siis sul on võib-olla vaja nagu spetsialisti kõrvale või kui on keerulisem asi. Aga sellises asjas on nagu kohus ka sinule abiks. Et ta peab ise uurima, ta peab ise su käest küsima, et aga kas see on ka näiteks, kui sina ei ole osanud välja tuua. Et sellepärast võib-olla ka ei pea kartma ja muidugi, kui nagu nii on kirjalikus menetluses, nad saavad alati küsida või et sul on midagi valesti läinud, nad saavad lasta sul parandada. Et see ei ole niimoodi, et kirjutan, kui ma täitsa perfektselt ei kirjuta, siis on nagu lõpplool. Et ei ole niimoodi, et saab alati ka parandada ja ei pea kartma seda. Et loomulikult ju kohtusse sa lähed siis, kui sul on nagu põhjust minna, sa ei hakka niisama sinna ju minema. Aga kui sul on nii ilmselge asi, et siis mitte minna sellepärast, et karta, vähemalt saavad sinu käest küsida, tuge. Ja mul mees küll juba ütleb, et Keter, et sa pead hakkama arveid väljastama.
Lisatasu. Talle üldse tegelikult ei meeldi, et ma seda õigusnõu kabinetti olen avanud oma kodus. Ma tegelikult saan tast aru, sest ma olen kogu aeg siuke kergelt Express hotline olnud, et kuna mulle meeldib tohutult lugedagi erinevate seaduste, paragrahvide, süsteemide kohta ja mitte ainult selles osas, et nagu ma tean, kuidas need toimivad, vaid ma tean ka, kuidas süsteemi enda heaks tööle panna. Et mis on sinu õigused, kui sa näiteks kui sa annad lahkumisavalduse, kui sind koondatakse, kui sul on tähtajaline tööleping, kui need lepingud lõpevad, millised on erinevad nüansid, mis on sinu õigused. Ja ma mõtlengi need asjad niimoodi läbi, et oota, ära veel nii, tee nii. Ja siis mulle helistavad, paljud sõbrannad helistavad mulle. Kuule, mul on siuke asi, mida ma peaksin tegema. Ja siis ma jälle räägin ja siis mees on nagu, Keter, lõpeta. Meil on ka sind vaja. Ja, et millal sa nüüd kodu hakkad nõustama? Aga ja mis kohtuvaidlusse tegelikult puutub, et siis mida ma olen vanematelt päris tihti kuulnud on see, et nad kardavad, et vald hakkab nüüd kiusama. Kusjuures see ei ole ju põhjendamatu hirm ka mõnes mõttes. Ei, see ei ole. Kius kohe, kui sa hakkasid oma õigust nõudma. Et selles suhtes, et jaa, täiesti reaalne põhjus. Aga kui ma tahan näiteks puurkaevuluba, siis nad äkki ei anna seda mulle. Aga nad ei saa põhjuseta jätta andmata. Sa saad jälle kohtusse minna. No täpselt, aga ongi, et see vanem teab juba eos, et issand, ma pean veel midagi. Ma pean siis hakkama veel, aga äkki mu laps ei saa kooligi. Ka ma pean seda hakkama ka läbi kohta nõudma. Neil ongi, tegelikult on täiesti põhjendatud hirm, et nad kardavadki, et äkki see jää viimaseks asjaks, mida ma pean hakkama läbi kohtu ajama siis. Et ma ei ole vallaga tunnetanud, kuna ma vallas tegelikult käinud kord kuus komisjonis osalemas, ma ei ole tunnetanud seal nagu siukest kiusu, et on küll olnud küsimusi ja siukest nagu ärapanemist, aga mina võtan see nagu korraliku huumorina, sest nagu minu jaoks nende põhjendused on sorry, aga see on nali lihtsalt nagu poliitiline otsus, et me ei täida seadust või nagu. Päris hea, kuidas saab otsustada, et meie ei täida. Ja, et nagu väga huvitav, et ilmselt üks valitsus hakata poliitiliselt otsustama, et me poliitiliselt otsustame, et mis siis seadus käsab pensionit, ma ärme maksa enam ja kokkuhoid, lapsed peavad üleval, et sorry, aga see ei ole ju vastus, et Aga mulle tead, mul tuli see meelde, et kui ma mõtlesin, et kuidas ma nagu kirjeldan sind, siis ma panin kirja, et sa oled õpihull ja me ei ole sellest nagu rääkinud, välja arvatud see, et sul võtib seadusi lugeda. Aga milles see õpihullus siis väljendub ja räägi nagu natuke sellest ka lisaks seaduste lugemisel? Mulle meeldib koolis käia. Teil on lausa võistlus kodus? Meil on kodus väike võistlus, et 2013, kui me jõudsime ka Austraaliast tagasi, siis samal aastal augustis sündis meil poiss. 2012 jõudsin tagasi novembri. 2013 sündis meil siis esimene laps. 2013 september ma läksin kooli. Õppisin siis ärijuhtimissuunaga finantsjuhiks. Siis samal ajal tegelikult, enam-vähem samal ajal käis siis mees ka, tegi teist korda endale keskhariduse. Sest esimene kord ei tulnud hästi välja, ei saanud pärast seda ülikooli sisse tasuta kohtadele. Ja siis ta sai aru, et aga selle asemel, et maksta, ma lähen aasta aega, õpin veel, õpin hästi, teen uuesti, saan paremad hinded ja parandan oma keskmist hinnet ja ka riigieksameid. Ja peale seda ühte aastat ta sai siis Tallinna Tehnikakõrgkooli, õppis logistikat, et mingi hetk me käisime siis koos mõlemad ülikoolis. Ja siis, kui mina olin aasta aega käinud, ma läksin magistrisse, ma olin aasta aega käinud magistris, kui mees siis lõpetas oma rakenduskõrghariduse, siis ühe aasta oli siukest aastat, kus ainult mina käisin koolis. Lõpetasin magistri ära, siis kaksikute kõrvalt, et ma ei ole kunagi akadeemilist võtnud laste sünni tõttu, et see ei ole minu jaoks nagu probleem olnud beebide kõrvalt õppimine või haiglast eksamite tegemine. Sünnituselt eksami tegemine? Sünnituselt ei teinud järgmine päev küll. Lihtsalt ei läinud õnneks nagu ajastusega või? Ei, mul oli plaaniline keiser. Said plaanida? Aga sess oli samal ajal, no mis teha? Tidiis. Aga jah, siis see sügis ma otsustasime alguses kevadel mõlemad pühalikud vandusime. See aasta keegi kooli ei lähe. Ja siis hakkas sügelema, suvel juba sügelesid, no ei tea, äkkasin juba 2 kuud puhanud ju koolist. Ja siis lõppes asi ikka niimoodi, et me mõlemad kandideerisime tarkvararendusse.
me mõlemad saime tegelikult sisse, aga see ei tundunud väga reaalne, et me mõlemad käime koolis, sest ikkagi ei ole meil sellist tugivõrku, et meil oleks 3 päevaks anda 4 last kuskile, kes neid ka kooli ja lasteaeda viib või vajadusel nendega õpib. Et nüüd siis ongi otsus see, et mina see aasta ei õpi, aga kuna mul on uus töökoht, siis mul on nii-öelda päris palju õppimist, ikkagi väga-väga palju on õppimist sellel alal. Ja abikaasa siis õpib mul nüüd esimest aastat kutsekoolis tarkvaraarendajaks. Et vaatab, mis ta teeb järgmine aasta, et millal ma õpin. Ma tahan, mulle tohutult meeldib tegelikult koodi kirjutada ja süsteeme luua, et ma teen seda siis Excelis Power Query ja M-keelena, aga et ma tahaks väga õppida ära SQLi ja Pythoni. Küll jõuab, ma arvan, et sa seda teed ka. Ei, ma arvan ka, et ma üldse ei välista, et ma olen mingi 55 ülikoolis, teen mingi 4. erinevat kõrgharidust, et mõtleks, et why not. 55, alles täitsa noor, jõuad veel mitu korda käia. Et ma tahaks õppida veel ja täiskasvanute koolitamist tahaks õppida ja juurat tahaks õppida ja et mul siin ideid jagub eluaegne õpilane. Ja ma tunnen ennast ka ära ja samas kogu aeg tuleb uusi asju juurde, mida õppida, et ega ju maailm ka, et see on nagu hästi tore selle juures. Ja digiturundus tundub täiega ala nagu. Ma ei hakka üldse rääkima sinuga erialadest, sa leiad järgmise, et sa oled varsti koolis. Ja ei, ma arvan, et minna seda uude töökohta ja järgmine sügis, ma arvan, ma lähen, aga eks vaatab sellest, et mul ongi, kuna tööalaselt on ka tegelikult nii palju koolitusi, et täna ma just käisin koolitusel õppimas andmeanalüüsi ja järgmine nädal õpin andmeanalüüsi siis visualiseerimise poolt. Et siis tegelikult on nagu suht käed-jalad, pea kõik tööd täis nagu sellega, et ei taha ennast päris lõhki ka tõmmata. Et ikka natuke realistlikust on teil ka, et vist ikka ei saa 4 lapse kõrvalt mõlemad käia. Tegelikult kui kõik käiks lasteaias, ma arvan, siis oleks veel nagu tehtav, aga kuna 2 tükki on tegelikult täitsa kodused beebid veel, et siis on natuke keeruline tõesti. Ja võib-olla logistiliselt, et ma ei tea, kõik käiksid ühes kohas, saad viia ära korraga või kuidagi. Ja mees õpib mul Kehtnas, et jah, tund aega hommikul, tund aega tuleb natuke keeruliseks ja meil on peres 1 auto, mis teeb nagu natuke veel keerulisemaks selles. Aga ei, saab hakkama selles suhtes, et ma ei tea, ma otsin nagu võimalusi, mitte vabandusi. See on õige suhtumine. Et vabandusi leiab alati. No täpselt, aga ma ei tea, fun peab olema ju. Aga ma ütlen, et saate veel kiiresti ühe küsimuse küsida, kui soovite. Meil on 3 minutit aega, sest et mina tahan lõpetuseks küsida, millest sa unistad? Ja ma üks päev just kuulsin uudistes, kuidas üks mees võitis 1,4 miljonit Ameerikas. Miljardit, sorry, 1,4 miljardit. Okei, pool läks maksudeks, ei ole hullu. Aga siis ma mõtlesin, mida mina teeksin selle rahaga. Ja ma mõtlesin välja. On asjad, ma outsourciksin siis asjad, mida ma tegelikult kõige vähem naudin, mis on koristamine, söögi valmistamine, pesude trikkimine, voltimine, pesemine. Tegelikult ma olen kohutavalt halb koduperenaine. Ma täiesti teadlikult, ma ei oska. Ja ma ei taha ja mul ei ole ka soovi seda õppida. Et ma palkaksin endale koduhaldja. Ja et minu unistus oleks see, et kunagi ma soovin, et ma saaksin reaalselt palgata endale siis sellise inimese, kes teeb kõike seda mul kodus. Et ta ongi selline koduhaldjas mul, kes hommikul tuleb tööle ja tema ülesanne ongi vaadata, et toit on külmkapis, toit on valmis, pesud on pestud ja ma tulen koju ja mees tuleb koju töölt, siis ma üldse mulle väga meeldib tööl käia. Ja ma tulekski töölt koju heas tujus, nagu ma olen iga päev tööl, ma olen praegu tööl. Ja tuleks töölt koju ja ma oleks ikka vinge äge ema, kes ma tahaks olla, et siis lastega on õpitud, ma ei pea istuma siis kodus lugema lapsega kohustuslikku kirjandust ja tegema temaga matemaatikat, vaid me saamegi teha kõik, mis on fun, äge ja vinge. Ja seda ma tõesti nagu, see on asi, millest ma reaalselt unistan, sest see oleks tohutult äge elu. Ja aitaks väga oluliselt, on ju? Ja, palju. Väga tore. Ma arvan, selle unistusega me lõpetamegi, aga ma usun, et sinu puhul sellest unistusest saab õige pea eesmärk ja siis mingi hetk me kuuleme, kuidas see on täitunud.
No hetkel on plaan, et 3 aasta pärast võiks ikka olemas olla. Muidugi, muidu varsti lapsed suured polegi enam vaja, on ju. Täpselt, et siis ma saan juba lapsi outsource ida, et see ei ole nagu fun enam. Ja sul pidi ju fun aeg lastega olema, sa ei saa neid ka rakendada. Ei, no täpselt, et ma ikka jah, 3 aasta pärast võiks ikka olemas olla, et see on niisugune realistlik, tegelikult tehtav. Ma arvan ka, 3 aasta pärast siis küsime uuesti, kuidas läks. Okei. Aga suur aitäh sulle ja aitäh kõigile, kes meid kuulasid ja järgmise korrani. Tšau! Head aega!